Makropilte, mida me näeme ajakirjades, tehakse uhke peegelkaamera ja kalli makroobjektiiviga. Aga nendest me täna ei räägi. Täna me räägime sellest, kuidas teha makropilti kompaktkaameraga. Kompaktkaameraga lähipilte tehes tuleb pildid sageli sellised udused, nägused ja hämarad ja mitte väga kenad. Aga siiski on võimalik neid pilte teha paremini. Ja täna me näitame kuidas. Esimese asjana peaks sisse lülitama kompaktkaamera makrorežiimi. See on kõikidel kompaktkaameratel olemas. Enamasti on ta siin ratta peal vasakule poole väikese lille märgiga. Mõnel võib olla teises kohas, aga ta on olemas. Järgmiseks leiame üles selle, mida soovime pildistada ja asume tööle kallale. Ja see töö koosneb enamuses teravustamisest. Makropildistamisel on teravustamine raske, kuna kaugelt pildistades võib objekt olla eespool, tagapool, päris palju maad ja ei ole vahet. Aga lähipildistamisel piisab juba sellest, kui objekt liigub sellest punktist, kuhu me oleme teravustanud, mõni millimeeter ettepoole või tahapoole ja ta on juba udune. Mina tahan pildistada neid kastetilkasid, mis on selle kõrre peal. Aga ma tahaks, et see kõrs oleks niimoodi kaadriservas ja taustal oleks see leht. Aga kui ma nüüd teravustan, siis ta kogu aeg teravustab mul sinna lehe peale. Kui ma panen ta keskele, siis ta teravustab sinna varre peale, aga nii kui ma liigun ära, on jälle vars udune. Mida ette võtta? Vaatame üle mõned seadistused menüüs, mis meid selles osas aitavad. Esmalt muudame teravustamisi niimoodi, et ta teravustaks poolvajutuse peale ära ja siis enam ei teravustaks edasi. Selle jaoks on Single AF või AFS. Teiseks valime selle, et fokusseeriks ühele punktile, mis on mul ette määratud, mitte ta ei otsiks ise, kuhu teravustada. Ja siis saab ära ka määrata, kus ja kui suur see punkt on. Paneme keskele ja väikese punkti või paneme ta siis kohe juba siia külje peale. Nüüd ta teravustab alati selle valge ruudu sisse. Ja proovime seda pilti teha. Ja ilusti teravustab ta täpselt sinna valge ruudu sisse, mis on seal varre peal. Üks oluline omadus, mida tähele panna makropildistamisel kompaktkaameraga on see, et väga paljud kompaktkaamerad suudavad väga lähedale teravustada ainult siis, kui zoom on kõige laiema vaatenurga asendis. Ehk siis, kui te olete zoominud sisse, kas või natukene, siis ta enam ei suuda nii lähedale teravustada. Ehk lähipildistamisel peaksite alati olema zoominud nii laiaks pildi kui vähe võimalik. Ja teine asi, kuidas leida seda kõige lähemat punkti, kus kaamera suudab teravustada, on lihtne. Lihtsalt alusta hästi lähedalt ja proovi järjest ning liigu vaikselt kaugemale, kuni lõpuks kaamera suudab teravustada. Ja nii kaugelt siis saadki pilti teha. Aga teravustamise fookuskauguse suhtes on oluline tähele panna seda, et praegu ma saan teravaks selle ühe tilga sealt ja leht läheb tagant uduseks ja eest uduseks. Kui ma tahaksin nagu rohkem lehe pinda teravaks, siis ma peaksin panema lehe kaameraga paralleelseks. Mitte niimoodi, et leht läheb niimoodi kaldus eemale või lähemale, et leht oleks võimalikult paralleelne. Kui ma pildistan niimoodi, siis ma saan suurema osa lehe pinda teravaks. Kuna lähipildistamisel on see terava ala niivõrd kitsas, siis sellel on nii häid külgi kui ka külgi, millega ettevaatlik olla. Ettevaatlik peab olema sellega, et pildistatav sealt välja ei nihkuks. Seis peab olema võimalikult stabiilne. Näiteks vastu seina pildistades saab panna näpud vastu seina ja kaamera toetada käte peale kuidagi, et hoida kaugust seinast. Siin mul nii palju ruumi ei ole, aga ma panen jala niivõrd lähedale kui võimalik, toetan käe põlve peale ja teise käe teise põlve peale ja proovin niimoodi hoida kaamerat võimalikult täpselt paigal. Lähipildistamisel on väga oluline kasutada päästiku poolvajutust. Nagu me enne panime kaamera autofocus single režiimi, siis see tähendab seda, et kui ma vajutan õrnalt päästiku poole peale, siis ta fokusseerib, kuni käib piiks ja siis ta hoiab fookust selle kauguse peal. Aga kui ma nüüd seda näppu hoian selles asendis, siis ma puhtalt juba kaamera objektist lähemale ja kaugemale viimisega saan üles otsida selle koha, mis on terav. Niimoodi, et kaamera enam ei teravusta, vaid ma teravustan puhtalt juba kaamera ja objekti vahekauguse muutmise abil.
ilm on meil siin täna suhteliselt hämar, on olnud väga pilves ja õhtu liigub juba ligidale. Ja selle jaoks oleme võtnud iga makropildistaja parima sõbra statiivgi kaasa. Statiiv on lähipildistamisel rohkem abiks kui lihtsalt stabiilne platvorm, mis kaamera paigal hoiab, sest ta võimaldab kaamera seadeid muuta rohkemal määral kui käest pildistades. Ja neid seadeid võib olla sinu kaameral palju rohkem, kui sa arvad. Sellel kaameral näiteks hoolimata sellest, et on kompaktkaamera, on olemas täiesti manuaalne särirežiim. Paneme selle nüüd peale. Seejärel lähme menüüsse, otsime üles ISO ja muudame ISO võimalikult madalaks numbriks. Madal ISO tähendab madalat tundlikkust, mis tähendab, et hämaras ei saa kasutada kiireid säriaegu, aga see annab hea kvaliteedi. Järgmiseks paneme kaamera manuaalfookuse peale ning aegpäästiku peale, 2-sekundilise peale. Nüüd ma saan teravustada täiesti käsitsi. Sellel kaameral käib see siit eest rattast, mis on objektiivi ümber, aga enamasti käib see siit tagant nuppudest. Kõik need seadistused on erinevatel kaameratel erinevates kohtades, nii et lugege ka hoolega kasutusjuhendit. Nüüd paneme paika säri ja ava. Selle jaoks paneme praegu ava suhteliselt kinni ja säri aja üpriski pikaks. Siin kõrval skaala peal ta näitab enda arvamust. See on tema arvates normaalne, aga mina panen natuke madalamale. Nüüd ma olen säri aja 2 sekundit ning ava arvuks on 7,1. Sellega ma üritan saavutada seda, et lill oleks nii siit tagant kui ka siit eestpoolt terav. Vajutame päästikule, hoiame käed eemal. Ning saame ilusa pildi. Nagu näha, on võimalik kompaktkaameraga ka teha väga korralikku makropilti, kui järgida paari kavalt nõksu, mida me siin videos teile näitasime. Üks nõks veel. Ärge makropiltide peal kaamera sisevälku kasutage.